Armas kogudus, head sõbrad, õnnistatud esimest adventi. Sa võid oma naabrile öelda, et 3 pühapäeva veel, siis tuleb jõuluvana. Et ta tuleb. Ma ei tea, ma arvan, et see on küllaltki kuidagi üldine tunne meil, aga mina, kui ju tegelikult selle kogudusega ja selle ruumiga suhteliselt vähe seotud inimene või vähe aega seotud inimene, siis jõulutuledes ja kaunistustes TBK on minu meelest maailma ilusamaid kirikuid. On ju. Et kui sa nüüd teisest kogudusest kuskil oled, siis sa võid vaikselt öelda, et minu kirik on ilusam, aga isegi kui nüüd aeg on läinud seda, et me ise kõike ei säti ja isegi kui sätitakse võib-olla küünlaid kuskile võib-olla meie stiili jaoks liiga palju või liiga vähe või kuidas iganes me mõtleme, aga ikkagi see on minu meelest hirmus ilus ja kodune ja mulle vähemalt väga-väga meeldib. Jätame selle, et maailma ilusaim kirik on, jõulukirik on TBK. Ilul on tähendus, keskkonnal on ka oma tähendus, aga ma võin öelda, et midagi, kui see kiriku ilu on veel olulisem täna ja tegelikult alati. Ja need olete teie, ehk siis inimesed. Ja ma olen seda korduvalt ütelnud, aga ütlen seda täna veel, sest ega me ju üleliia palju neid asju tegelikult ei ütle, et võiks ju rohkem ütelda, et me oleme Monikaga vahel rääkinud sellest, et kui meie siin käimised ära jäävad, siis millest me ikkagi kõige rohkem puudust jääme tundma olete teie, mitte Toronto, mitte ka see kirik iseenesest, aga teie. Et toredad inimesi on igal pool ja minu meelest on üldse maailmas inimesed ilusad ja head. Aga midagi on teis, millega te olete meie südamesse pugenud ja see me väga hindame ja hoolime sellest. Aga vaatamata sellele, et see on maailma kõige ilusam jõulukirik, vaatamata sellele, et te olete maailma kõige ilusamad ja targemad ja andekamad inimesed, on midagi veel olulisemad. Ja see on see, et Jeesus on tõotanud olla oma koguduse keskel. Ja see on nüüd see koht, mis muudab koguduse täiesti erakordseks, erinevalt siis ükskõik millisest muust kooskäimisest või kogukonnast. Jeesus on ütelnud, et kus 2 või 3 on minu nimel koos, ma olen nende keskel. Sellega muidugi seda, ma just kuulasin lennuki peal, ma laen endale alla erinevaid huvitavaid loenguid või podcaste või asju, mis ma arvan, et mulle võiks meeldida kuulata ja lennuki peal on aega. Ja siis ma kuulasin Eesti religiooni psühholoog Tõnu Lehtsaare temaga tehti intervjuu Eesti raadios, see oli juba mõnda aega tagasi, ja siis ta rääkis sellest, kuidas ta kohtus ühel rahvusvahelisel konverentsil ühe moslemiga ja nad said omavahel vennastusid. Ja rääkisid islamist ja kristlusest ja sellest, et Tõnu Lehtsaar võiks siis sellele moslemine külna minna ja siis Tõnu Lehtsaar tegi nalja ja ma tulen sinna ja ehitan teie riigis kiriku ja see ei ole, nii ei saa. Et moslemid saavad lääne ühiskonnas ehitada kirikuid, sest see on niisugune ühiskondlik kokkulepe, aga mitte kirikuid, mošeesid, aga mitte, et kristlased saaks seal ehitada. Aga muu jutu käigus ta ütles, et teate, teie kristlased lääne ühiskonnas, kui te poolt seda usuksite, mida te räägite ja mis piiblis on kirjas, siis ei oleks moslemitel lääne ühiskonnas mitte midagi teha. Ja tõenäoliselt on see õigus, et me vahel ka see, et Jeesus on meie keskel, me võtame seda kuskilt eemalt mineva reaalsusena, mida me ei ütle seda, et see pole nii, aga kas me ka seda väga usume, see on omaette küsimus. Ma väga loodan, et kui ma seda nüüd ütlen, siis me mõtestame oma usu ringi või me aktiveerime oma usu, et jah, see on ilus kirik, jah, me oleme toredad inimesed, aga see, mis teeb tähendusrikkaks täna siin olemis, on see, et Jeesus on meie keskel. Jeesus oma suurusega, Jeesus oma armastusega ja see on
armsad, ainus põhjus, miks mina siin seisan. Selleks, et ise kogeda seda ja kui võimalik, siis kuidagi vahendada seda, kes Jeesus on ja milleks ta meid kokku kutsunud on. Tänane pühapäev on ladinakeelse nimetusega Adventus humiliationis. Ja ma arvan, et te juba loete välja sealt, et mida see võiks tähendada. Adventus humiliationis. Sinu kuningas tuleb alandlikkuses ja see on väike siuke link või seos palmipuude pühaga, kui Jeesus tuli kuninglikult, aga eesli seljas Jeruusalemma. Jeesus tuleb alandlikult. Ka tema esimene tulemine siia maailma oli alandlik, laudas, sõimes. Aga advendist ma saan täna rääkima jutluses, see ei ole veel jutlus. Keegi on palunud niimoodi. Valguse ja pimeduse isand, läkita oma püha vaim meie jõulu ettevalmistuste üle. Meie, kellel on nii palju teha, otsime vaikseid paiku, et iga päev sinu häält kuulda. Meie, kes oleme paljudest asjadest rahutud, igatseme sinu tulemise järele, meie keskele. Meie, kes me oleme mitmel viisil õnnistatud, tahame kogeda sinu kuningriigi täielikku rõõmu. Meie, kelle südamed on koormatud, otsime rõõmu sinu ligiolust. Me oleme sinu rahvas, kes käib keset pimedust ja me otsime rõõmu sinu ligiolust. Me oleme sinu rahvas, kes käib keset pimedust ja otsib valgust. Me ütleme sulle, tule, issand Jeesus. Tule, issand Jeesus. Amen. Me laulame koos laulu Nüüd süttib küünlaid tuhandeid ja sellel ajal süütame ka esimese advendi küünla. Tahaks ju kõik kohe põlema panna, aga me saame täna süüdata ühe ja just mõned päevad tagasi, võiks öelda, selle nädala alguses me tähistasime Hiiumaa gümnaasiumis Hiiumaal Lucia päeva ja varast adventi. Me teeme kõik asju seal varem, sellepärast et muusikaõpetaja läheb ära advendi ajaks. Ja siis me peame kõik asjad varem ära tegema ja siis Lucia päeva tähistasime ka ja siis me rootsi keele õpilastega laulsime ka, see on nüüd endas tüüsen jüljus. Ja ma alati räägin lastele, jälle uued õpilased tulevad ja kellel ma seda laulu õpetan, et kui ma Torontosse läksin esimesel aastal, see oli COVID aasta ja me ei saanud jõuluteenistust teha, siis me salvestasime siis esimese põlvkonna eestlased, kes tulid siia, siis mitmed neist laulsid rootsi keeles seda laulu ja see on mulle ja ma usun paljudele väga südamesse läinud, kuidas Õie ja Aasa ja Kaljo ja Viile ja Elma, ma ei tea, see oli vist see bänd, see oli ansambel, ma ei tea, mis see ansambli nimi oli, aga laulsin siis rootsi keeles seda nüüd endas tüüsen jüljus, nüüd süttib küünlaid tuhandeid, aga meil on võimalus seda nüüd, võib-olla mitmedki laulaks seda rootsi keeles ka ära, kui ma täna hommikul oli Mehatares, siis küsisin, kas keegi rootsi keeles oskab, siis Ulda on ajutiselt seal, siis Ulda laulis terve esimese salmi rootsi keeles selle ära. Aga me laulame eesti keeles. See on number 67 pruunidest laulikutest. Nüüd süttib küünlaid tuhandeid ja me tõuseme selle laulu laulmiseks.
tere tulemast, good afternoon. Ma teen oma alguse siiski inglise keeles. Läheb natukene sujuvamalt. I will be reading just one verse this afternoon. It's from John 17 and verse 3. I'll read it from here. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. On this first Sunday of Advent, we step into a season of expectation, a time to open our hearts to the coming of Jesus. Today we remember his birth, yet our scripture comes from one of his final prayers, held shortly before he was arrested. That is important because the verse is where Jesus declares exactly why he came. Eternal life is to know God through him or through Jesus. It's not just a religion or a tradition, but a saving relationship with the one who came to free us from sin and death. Advent proclaims that God came to save us. The Creator stepped into his creation because we could never reach him on our own. We simply cannot save ourselves. We need a Savior. The birth of Jesus is the revelation of God's love, his invitation to every one of us to enter into a personal relationship with him through repentance and faith. Knowing God through Christ brings true hope and light. The first Advent candle represents hope. And our hope is not based on feelings or circumstances, but on the living Christ. When we receive his invitation and give him our lives, light dawns in our hearts. He changes how we see things. We experience his forgiveness, his peace in our fears, and his goodness in the everyday. Eternal life doesn't begin when we die. Eternal life begins right here, even right now. If Jesus saved us, we cannot keep the good news to ourselves. Advent reminds us that the message of salvation is for all people, not just for us. We are called to help others hear God's voice through his word, so they too may receive Jesus as Savior and enter the life they were created for. No matter where you've been, what you've done, how far you feel, Jesus came for you. Every heart is welcome to turn to him and to find new life, and it's never too late to find his saving grace. As we light the first candle today, or as we have already lit the first candle today, we declare that Jesus was born to save us and to lead us into a personal relationship with God. Let's stand up and bow our heads for prayer. Dear Heavenly Father, thank you for Jesus, our Savior and our salvation. Thank you that we can meet again in fellowship with our brothers and sisters and with you. May we be thankful for each and every one in your family. Be with those of us who can't be here today. You have promised to stand by our side in health and in sickness. And we ask that you be with those who are battling with their health right now. Be with Monica and Ilme and Erica and others who are trusting in you. Please watch over our city and our country where so many need your help. Be with our brethren in Estonia, especially Tallinna Kogukond, our partner congregation. Be with our sister churches here in the CBOQ. And thank you for bringing Christ Church into contact with us when we are looking to sell this church. Bless the work that they are doing for your kingdom in this neighborhood. We are so happy to welcome Monica and Dimo back into our midst. Bless them both. Bless the music and the word, your word, that Dimo will share with us today.
Open our hearts to know Jesus more. Cleanse us, renew us, and fill us with your Spirit. Give us boldness to share the gospel with those who do not yet know you. Prepare our hearts for the coming of Christ, the baby, and Christ the Savior. Amen. Please be seated. me laulame nüüd Soome jõululaulu. Tasa-tasa jõulukellad kajavad, see on 95 ja vaimulikes lauludes. Tasa-tasa jõulukellad kajavad, üle terve ilmamaa kajab laul nüüd rõõmuga. Jõulnud tulnud ju 95. Kuuleme Jumala sõna, mida loevad meile Elli ja Gabriel, aga sellel ajal, ärge veel seda laulu ära pange, sellel ajal, kui Elli see üles tuleb, laulame ilma klaaverita, lihtsalt kogudus, laulame esimese salmi seest, tasa-tasa jõulukellad kajavad. Jesaja 40, salmid 3-8. Hüüd ja hääl, valmistage kõrbes Issanda teed. Tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu. Mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Issanda suu on rääkinud. Hääl ütleb, kuuluta, ja teine kostab, mida ma pean kuulutama? Kõik liha nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nii nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Luke 21, 25-31.
There will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift your heads, because your redemption is drawing near. He told them this parable. Look at the fig tree and all the trees. When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you will know that the kingdom of God is near. Kuule kella, rahu kella kaja. Vaikseks jää ja kuula hoolega. Rahu rõõmu sõnumeid sa vajad. Täna kõikidele kõlab see. Küll on palju pahandust ja tüli. Rahvas rahva vastu võitlemas. Vaevalt kuuled armastuse heli, milles õnn ja rahu elamas. Vaevalt kuuled armastuse heli, milles õnn ja rahu elamas. Kuulge kellad, jõulukellad jälle, armastusest meile laulavad. Unistatud rahust rahvastele, vaiksed jõuluhelid räägivad. Unistatud rahust rahvastele, vaiksed jõuluhelid räägivad. Nii me lähme jõuludele vastu. Jõulukell meid saadab terve tee. Nii ma terve elu raja astun, kuni jõuan taeva kodusse. Nii ma terve elu raja astun, kuni jõuan taeva kodusse. Kuule kella rahu, kella kaja. Vaikseks jää ja kuula hoolega. Rahu rõõmu sõnumeid sa vajad. Täna kõikidele kõlab see.
üsna kohe me laulame koos veel laulu 79. Aga enne veel ma tahan edasi anda mõned tervitused. Enamus tervitusi on sellised, kus ma ütlen, ma ei tea, kes tervitas, sest igal pool, kus ma liigun, ikka tuleb juttu Torontost, aga tervita Toronto rahvast. Ja loomulikult mul läheb meelest ära lõpuks, kes tervitas. Monika ütles, pane kirja. Ma ütles, kuidas panen kirja? Keegi ütleb, tervita Toronto. Oot, tema tervitas. Aga üks tervitus on, mis ma tean, sellepärast, et mu ema andis selle mulle kaardiga kaasa. Ja siin on ilus talvine mets pildi peal. Ma vaatan, kes selle Lissu Lundström on maalinud originaalmaali suuga. Et need on siis sellised kaardid, kus siis erivajadusega füüsilise puudega inimesed teevad, see on suuga maalitud. Pärast võite vaadata. Ja tekst on selline. Jumalast õnnistatud Toronto Eesti Baptisti kogudus. Oleme mitmel korral saanud õnnistatud teie ohvri annetusest. Soovime, et Jumal õnnistaks ja rõõmustaks teid mitmekordselt. Oleme väga-väga tänulikud. Soovime õnnistatud jõulootusaega. Tänulikult Jausa kogudus. Minu ema on siis Jausa kogudusest. Ja siis on üks Irene Paldre luulerida. Kuskilt tuli kuuselõhna, Põhjamaade jõuluaim. Jõudu Maarikale tõlkimisel. Kuskilt valgus hinge soojust, sirgus ellu väike taim. Miski tõmbas hinge keeltel tasaviisi kõlama. Keegi nagu astus ligi õrna ingli lauluga. Hämar valgus, lumesadu. Miks see mulle meelde tõi suure kingi, sõimelapse, meelest ei see minna või. Jausa koguduse tervitus sellise luuletusega. Ja siis võtke ka kõik anonüümsed tervitused vastu. Eestimaa tervitab teid. Teateid ka, 2 teadet oli. Üks on see, et pärast teenistust ärge keegi ära minge, all on kohvilaud, saame olla osaduses üksteisega, juttu puhuda. Ja teine teade on koguduse liikmetele, et järgmisel pühapäeval peale Jumala teenistust on koguduse korraline koosolek, kus siis tehakse mõningad sellised otsused ja saate veidi informatsiooni. Ja 2 pühapäeva oleme me siin veel koos, järgmisel pühapäeval siis 2. advent ja 3. advendil on siis meie suur jõulukontsert, meie jõuluaja kulminatsioon. On kellelgi veel infot, teateid edasi anda? Ei ole. Siis me paneme järgmise laulu ajal ka kokku vabatahtliku ohvri. See ei ole kuidagi sunduslik, ära tunne ennast halvasti, kui sul pole midagi panna, aga selline võimalus on. Laulame koos laulu 79. Issand, me täname sind, et sa oled meid õnnistanud. Me täname, et sa oled kogudust õnnistanud. Me täname, et me kogudusena oleme saanud olla õnnistuseks. Ja me tahame anda oma osa sinu riigi töö heaks. Las see kanda ühte head ja mitmekordset vilja. Palume seda Jeesuse nimel. Amen. Laul 79, Maa on nii kaunis. Thank you.
Isa, me täname sind ka sinu sõna eest, palun õnnista seda, kallis püha vaim, tule mulle appi seda jagama ja tule appi meile kõigile avama oma südamed selleks, et sa võiksid kõnetada just seda, mida me täna selles paigas vajame ja anna meile kuulekas süda, elada selle järgi, mida me kuuleme Jeesuse nimel. Advendi aeg räägib meile Kristuse tulemisest. Ja nagu te teate, siis me paneme koguduses, või ma panen peaaegu pool aastat sageli ette jutluste teemad. Ja tänaseks ma olin pannud mingil põhjusel, vahel on see, et ma unustan siis ära, miks ma mingisuguse pealkirja panin, et Jumalale pühendatud elu. Jumalale pühendatud elu. Ja küll ma mõtlesin, miks esimesel advendil Jumalale pühendatud elu. Ja mul oli kiusatus seda pealkirja tegelikult muuta ja ma pole vist seda varem teinud. Aga ma ütlesin, et ei, kui see on see, siis ma usun Jumal püha vaim sinu juhtimist ja see on see, mida ma tahan täna jagada, aga seda Kristuse tulemise kontekstis. Kui me räägime advendi puhul enamasti ootamisest, me ootame jõule, siis see sõna adventus on tegelikult saabumine. Ehk Kristus saabub. Ta tuleb meie juurde. Ja seda sama sõna kasutatakse täiesti tavalise saabumise puhul ka, kui Rooma keiser näiteks saabus kuskile või tuli kuskile linna, siis seal tegu oli adventusega, advendiga. Ja kui me vaid püüame natuke fantaseerida, et kui Rooma keiser näiteks oma impeeriumis otsustas külastada mõnda küla või linna, olgu ta suur või väike, siis mida see küla või linnarahvas tegi enne seda? Nad valmistusid. Nad tegid kõik selleks, et Rooma keisril jääks võimalikult hea mulje sellest linnast, sellest külaskäigust. Mõni jutlus tagasi ma mainisin Potjomkini küla. Ka seal oli üks valmistumine, kui Vene keisrinna külastas teatud piirkonda, siis Potjomkin arvas, et mul on vaja nii hea mulje jätta Vene keisrinnale sellest, et ma ehitan lausa uued külad, fassaadid papist, et kui siis keisrinna tuleb, siis ta vaatab, küll siin on ikka elu, küll siin on ikka uhke, hästi läheb kõik ja kohalikud juhid on kõik väga hästi teinud, aga see oli kõik fassaad. Päris elu seal taga ei olnud. Aga see on näide sellest, kuidas me püüame valmistuda tähtsateks kohtumisteks. Advent, suur saabumine. Kristliku kogudusena oleme me tähistamas otse kui 3 adventi erinevates aja mõõtmetes. Ehk siis me räägime advendist, mis on olnud, kui me räägime jõuludest, Jeesus on tulnud, Jeesus on saabunud. Me räägime advendist, mis saab tulema, sest Jeesus ise rääkis oma eluajal sellest, et ta saab surema ja ta suri, et ta saab üles tõusma ja ta tõusis ülesse ja ta rääkis, et ta saab tagasi tulema ja ta ei ole veel tagasi tulnud. Ja see on teine tulemine, Kristuse teine tulemine, teine advent. Aga on üks 3. advent, mida ajaliselt 3, aga see jääb sinna vahele. Ja see on advent, mis juhtub praegu. Ja see on võib-olla mõnes mõttes kõige olulisem advent, sellepärast, et sinu tänane kohtumine Kristusega, sinu tänane suhestumine Jeesusega ja Jumalaga määrab ära tegelikult, kas sinu jaoks on tähendusrikas Jeesuse esimene tulemine ja Jeesuse teine tulemine. See, kus sa täna oma Jumala suhtes oled, see, mida sa täna Jumalast mõtled, see, kuidas sa täna koos Jumalaga elad, see määrab ära selle, kas sinu jaoks on oluline Jeesuse esimene tulemine ja teine tulemine. Kes meist poleks 70-ndatel või 80-ndatel kuulnud, meil on selline väljend kui toidu alla ja toidu peale, ehk siis enne ja pärast sööki ja igal võimalikus jutluses sellest, et Jeesus tuleb kohe. Sellest ei räägita nii palju praegu,
aga käivad mingisugused perioodid, kui koguduste kantslitest, eriti ärkamisajad, on need, kus räägida, Jeesus tuleb kohe. No on neid, me teame ka, kes on väga paika pannud, et just nüüd juhtub ja no ei ole juhtunud. On neid, kes on arvanud, et nad ongi Jeesused, olgu see siis Vissarion Siberis või mõni Jesus kuskil Mehhikos, neid on uskumatult palju, kes usuvad, et nemad on Jeesused ja neid on uskumatult palju, kes usuvad, et need keegi, kes usuvad, et nad on Jeesused, ongi Jeesused. See oli väga keeruline lause, aga ma usun, et te saate aru. Et mingitel aegadel on jälle räägitud palju Jeesuse tulemisest ja siis räägitakse jälle vähem ja siis jälle. Ja mõnes mõttes me oleme ajas, kus me oleme natuke väsinud sellest, et kui keegi hakkab rääkima sellest, et Jeesus on tulemas kohe, siis mõtleme, et ja juba mu vanaisa rääkis seda ja hakkate mõtlema, juba Paulus rääkis seda 2000 aastat tagasi. Algkogudus oli väga aktiivselt ja innukalt ootamas Jeesuse tagasi tulemist. Aga Jeesus tuleb tagasi. Me ei tea seda. Kas ta võib praegu tulla? On väga vähe asju maailmas, on nagu ettevalmistavaid asju, mis on veel juhtumata Piibli alusel, et mis peaks veel juhtuma. On mõned asjad enne Jeesuse tagasi tulekut. Aga me ei tea seda lõpuni niikuinii, kas see on praegu, on see järgmine aasta, 10 aasta pärast või on see 2000 aastat meid lahutamas. Aga ebatõenäoline, aga tegelikult me ei tea seda. Meid on kutsutud elama, arvestamaks sellega, et Jeesus tuleb tagasi. See on nagu Luther ütles, et mis sa teed siis, kui Jeesus tagasi tuleb või oli see maailma lõpu kohta homme, et ma istutan puu. Meid on kutsutud elama niimoodi, et me igapäevaselt arvestaksime sellega, et me võime kohtuda Jeesusega just nüüd. Ja võiks öelda, et me tahaksime kohtuda Jeesusega just nüüd. Vähiravifondi Kingitud elu juht. Eestis on selline fond, mis kogub raha vähihaigetele, kes ei saa Eesti haigekassast ravimite jaoks raha, sellepärast, et need ravimid on kas liiga uued või igal juhul riik ei kata neid kulutusi ja siis need kulutused on nii suured, et ükski inimene ei suuda neid ise maksta. Ja siis on selline fond, mida juhib Toivo Tänavsuu, Vähiravifond Kingitud elu. Ja nad on miljoneid eurosid kogunud ja väga palju inimesi toetanud nende võitlusel haigusega. Selleks, et anda neile võimalus kõige paremat ravi saada sellel hetkel, mis võimalik. Ja ühes hiljutises intervjuus, see ei olnud intervjuus, ma kuulsin seda varem, intervjuu oli temaga mõnda aega tagasi, aga ta ütles seda ükskord varem, et raskelt haiged, olgu see haigus siis vähk või mõni muu keeruline haigus, millel pole lõpuni ravi või sa ei tea lõpptulemust. Need inimesed oskavad sageli palju paremini elada, kui seda oskavad terved inimesed teha. Sellepärast, et nad arvestavad advendiga. Nad arvestavad sellega, et saabub kohtumine. Nad ei tea, nad ei oska garanteerida seda, millal see juhtub või millal see ei juhtu, aga nad arvestavad sellega, et see võib juhtuda. Ja see paneb neid teistmoodi elama. See paneb neid teistmoodi väärtustama iga minutit, iga sekundit. Vahel, kui meil on kõik hästi, siis me vahel mõtleme, et me elame igavesti siin maa peal. Sellepärast me lihtsalt ei mõtle nende asjade peale. Ja siis me võime ka väga palju raisata meie kätte antud ressurssi. Ja Toivo Tänavsuu ütles, et need, kellel on see teadmine läbi haiguse, et nad ei ole igavesed, need oskavad sageli palju paremini neid hetki kasutada, mis siin elus on. Ma olen sageli tsiteerinud meest nimega Timothy Keller. Kusjuures Timothy Keller on presbyteriaanlane või oli, nii nagu Christchurch on ju presbyterlik kogudus. Ta on, ma võiks öelda, üks minu selliseid lemmikautoreid ja pastoreid ja jutlustajaid, keda ma olen palju lugenud ja kuulanud. Ja tema enne oma surma, ta oli elu lõpus vähidiagnoosi sai. Ja siis oli üks intervjuu temaga ja ta ütles, et 2 asja, mida nad, ma olen vist kunagi maininud ka seda, 2 asja, mida nad paluvad oma abikaasaga koos. Esimene on see, et Jumal teeks ta terveks. Igaüks meist igatseb ju tervenemist. Ja teine asi oli see,
et me palume, et me kunagi ei oleks oma Jumala suhtes, ei langeks sellesse kohta, kus me olime enne haigestumist. Ja just selle tunnistuse hiljuti kuulsin ka ühe meie lähedase sõbra käest, kes samuti on vähis. Ja ta oma usus ütleb, et ta saab ravi, aga ta ütleb, et mul on nii tugev usk, et ma usun, et ma olen terve. Aga isegi, kui ma peaks minema, siis ma ei taha iialgi minna tagasi, või kas ma siis lähen või ei lähe, aga ma ei taha iialgi tagasi minna selle kohta, kus ma olin enne haigust oma suhtes Jumalaga. Mida see näitab, on see, et kui me elus kitsasse kohta satume, siis me hakkame teistmoodi suhtuma asjadesse, me hakkame teistmoodi Jumalat otsima, me hakkame teistmoodi, nüüd tuleb see sõna, pühenduma. See on see jutluse pealkiri, Jumalale pühendatud elu. Kui meie kultuuris on advent pigem ju selline ilu loomine, ilu nautimine, üldine selline, kui me vaatame seda, me ju naudime seda ja see on igati normaalne. Ma olen seda tõenäoliselt ka siin kontekstis või siin koguduses ütelnud, et meil on 5 aastat me ei ole saanud adventi pidada kodus, see on 5. aasta ja me väga armastame adventi. Me oleme sellised jõulutunde gurmaanid tõenäoliselt Monikaga, et me alustame juba võib-olla natukene varem kui teised. Monika oskab suurepäraselt kodu luua jõulumeeleollu, kõik need tuled ja kõik kaunistused ja asjad, mis sa teed seal. Ma ei tea, kuidas ta teeb seda, aga igal juhul seal on väga hea olla jõuluajal. Ja siis see esimene kord, kui sa paned YouTube'ist Soft Jazz Christmas playlisti ja kaminas tuli põleb ja veel võib-olla ei ole ise piparkooke teinud, aga ma ei tea, poest on piparkooke ostetud ja võib-olla esimene glögi ja see on, mida siin maa peal neid naudisklevaid tundeid, ei ole väga palju mõnusamaid minu, see on nii hea ja kui sul on veel südames rahu, et siis on see imeline. Ja me teeme seda, me naudime elus paljusi asju ja see meid on loodud, Jumal, ma arvan, tunneb rõõmu, kui me asju naudime selles elus. Aga algselt oli advent tegelikult paastu ja meeleparanduse aeg. Ja me otsustasime koguduse juhatusega ka, et koguduse liikmed kuni jõuludeni kõik nüüd paastuvad. Ärge nii tõsiselt, see tegelikult ei ole. Aga võiks olla, kujutage see, ma igaks juhus katkestasin, mõni saab südamerabanduse, et ei ole. Aga võiks olla, et me paastume kuni jõulunädalani lihast ja kalast ja piimast ja jõulunädalal veepaast. 26. siis võib vaikselt jälle sööma hakata. See kõlaks ju toreda. Õigeusu kirikus näiteks, mitte päris nii, aga õigeusu kirikus on paast tänaseni, nii nagu enne ülestõusmispühi, nii ka enne jõule on paast. See on pühendumine ja see on meeleparanduse aeg. Ja see ühte või teist pidi, Monika naerab, et ma olen selline enesepiitsutaja tegelikult või sageli praktikasse see ei jõua, aga vähemalt mõtetes selline enesepiitsutaja, et mulle nagu mõnes mõttes nagu väga meeldivad need sellised väljakutsed ja mõtelda, et advendi ajal paastuda. See kõlab nagu natukene jõhkrana, aga alati peab jõudma selle küsimuse juurde, miks? Sest paast ei ole kunagi eesmärk omaette. Miks? Aga ma selle juurde jõuan veel. Esimese Thessalonika kiri 5. peatükk 23. salm ütleb niimoodi. Rahu Jumal, ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. See on see, kus need pühendumine ja Kristuse tulemine omavahel kokku saavad. See on see kirjakoht. Common English Bible ütleb selle kirja, või tõlkinud selle kirjakoha nii, et aga rahu Jumal ise tehku teid täielikult temale pühendunuks. Täielikult temale pühendunuks. Ükskõik millest me räägime usuelus, see on ühte või teistpidi Jumala töö.
Jeesus on meie usu alustaja ja täideviija. Tema on see, kes annab meile armu. Ja tema on see ka, kes on võimeline tegema meid täielikult pühendunuks temale. Aga nii nagu ükski teine pühendumine, nii ka pühendumine Jumalale ei toimu kuidagi iseeneslikult, et tuleb aasta 2026 ja siis ma olen pühendunud Jumalale. Või tuleb uus esmaspäev, siis ma olen pühendunud Jumalale. Või tuleb uus, ma ei tea, mingi muu tähtpäev, et siis ma olen ei. Vaid Jumal on oma püha vaimuga tõotanud meile appi tulla, aga iga pühendumine nõuab sinu otsust, absoluutselt iga pühendumine. See ei kuku meile kuidagi lihtsalt pähe, nüüd ma olen kogemata pühendunud. Kui me räägime abielust, siis pühendumise all, et ma olen pühendunud abielumees näiteks. Selle alla liigitub see, et kui see on väga ohtlik rääkida, kui naine kuuleb, aga pühendunud abielumees otsib võimalusi enda ja paari suhte arendamiseks. Püüab tunnetada ja rääkida oma abikaasaga tema armastuse keeles. Toob ohvreid, loobub, panustab, märkab, distsiplineerib ennast, loob hetki ja mälestusi, palub andeks, annab andeks. Tõstab teist üles, annab, jagab. Selle asemel, et rohkem oodata või vastu võtta. See kõlab pühendumisena. Kui me räägime spordist, siis üks noor, kes loobub võib-olla teiste noortega koos pidutsemisest, loobub ükskõik mille söömisest, loobub lodevast eluviisist, teeb mitu tundi päevas trenni, läheb ikka ja jälle treeningsaali, kordab ikka ja jälle ühte ja sama liigutust, võib-olla mis tema spordis on oluline, arendab tehnikat, füüsilist suutlikkust, siis kui teised võtavad vabalt, naudivad elu, siis tema distsiplineerib ennast, teeb tööd kaugema eesmärgi nimel, et olla hea, et olla väga hea, et olla parim. See on pühendumine. Spordi ajalugu teab meest, ma võin ütelda, mina küll ei tea, sest ma ei tea pesapallist midagi, aga teie maailm siin teab tõenäoliselt rohkem, aga spordi ajalugu teab meest nimega Bob Feller. Ja saavutas siis kuulsuse pesapalliklubi Cleveland Indiansi viskajana. On keegi sihukest nime kuulnud või? Ei? Ja. Bob Feller, ei? Ja. Teda on Rapid Robertiks ja Bullet Bobiks ja ma ei tea, kelleks kõik kutsutud. Ma vaatasin YouTube'ist ühte videot, kus oli tollel ajal, ma ei tea, kas siis kiiruse mõõtjaid ei olnud või igal juhul pandi mootorratas sõitma 100 miili tunnis või. Ja siis, kui ta sõitis temast mööda, siis samal ajal tema viskas palli. Ma ei tea, kui kaugel see oli siis niisugune paber oli pandud ja see pall jõudis enne selle paberini, kui mootorratas jõudis sealt sellest ekraani juurest mööda. Nii et see kinnitus, et ta viskas kiiremini kui 100 miili tunnis. Ma isegi ei tea, kui kiiresti tänapäeval visatakse seda palli. Juba tennisistid löövad palli nüüd tohutult kiiresti, et ma ei tea. Kui ta oli 9-aastane, siis palus ta õpetaja, et ta kirjutaks essee tamme kohta, tammepuu. Ja mida kirjutab üks 9-aastane Bob Feller? Ta kirjutas, tamme võib maha saagida ja laudadeks lõigata. Nendest saab teha pesapallikurikaid. Samuti saab nendest teha koduplatsi ning teistest laudadest saab ehitada tribüüni, et inimesed saaksid pesapallimängu vaadata. Ehk siis teisisõnu, ta oli pühendunud juba 9-aastaselt pesapallile, sest kõik, mida ta nägi läbi pesapalli. See on pühendumine. Bertoldo de Giovanni,
ei ole väga tuntud nimi. Isegi väga kirglik kunstisõber vist ei tea seda nime. Aga ta oli oma aja suurima skulptori Donatello õpilane ja kõigi aegade suurima skulptori Michelangelo õpetaja. Michelangelo oli 14-aastane, kui Bertoldo tuli tema juurde, kuid juba siis oli ilmne, et ta oli erakordselt andekas. Vabandust, Michelangelo tuli Bertoldo juurde ja juba siis oli selge, et Michelangelo on väga andekas. Bertoldo oli piisavalt tark mõistmaks, et andekaid inimesi ahvatleb sageli loorberitele puhkama jäämine. Ma olen nii andekas, ma löön elus läbi. Ühel päeval tuli ta töötuppa ja leidis Michelangelo nokitsemas mingi skulptuuritükikese kallal, mis oli tema võimete jaoks täiesti tühine, et ta tegeles alla oma võimete. Bertoldo haaras haamri, marssis üle toa, purustas Michelangelo töö ja hüüdas unustamatud sõnad. Michelangelo, anne on odav, pühendumus on kallis. Anne on odav, pühendumus on kallis. Me ei saa seda armsad öelda, et arm on odav. Aga kui me paneme kristliku konteksti, siis võiks niimoodi öelda, me kõik oleme saanud armu. See arm on väga kalli hinnaga meil ostetud. Aga kui aus olla, siis meie oleme selle väga lihtsalt saanud. Me oleme armu saanud. See pisku, mida meie saame Jumalale tagasi anda, on tegelikult meie pühendunud elu temale. Ja täna esimesel advendil mõtleme me suure hardusega noorele tütarlapsele Maarjale, kes pühendas oma elu. Mida see tähendas, et ta pühendas oma elu? Ta andis oma väikese elu Jumala suure elu sisse. Ta andis oma väikese eluplaani Jumala suure plaani sisse. Ta andis ära ja võttis vastu midagi suuremat. Nüüd tuleb vanaisa rubriik. Viimased jutlused ei ole möödunud selleta. Vanaisa rubriik. Viimasel ajal on meie lapselapsed olnud küllalt palju haiged. Meie noorem lapselaps oli isegi mõned päevad haiglas. Ja olla 2 lapsega, kellest üks või mõlemad on haiged, olla päev läbi kodus, kui su abikaasa on pikad päevad tööl, siis emal ei ole kerge. Ja see ema on meie tütar. Ja nii me oleme Monikaga või ma olen üksi käinud abiks Hiiumaalt nädala sees tänu Jumalale paindliku töö eest, kus ma saan öistel tundidel või väga varastel hommikutundidel TBK jumalateenistust kokku panna. Kui seal on olnud vigu ja anomaaliaid, siis lihtsalt on niimoodi. Need on vahel sündinud sellises kontekstis, siis kui on palju tegemisi olnud. Ja seal lastega koos olles, see tähendab minule kui vanaisale, ma olen seda vahel maininud ka, ma ärkan, minu aeg on hommikul võib-olla kell 5, pool 6, poole või 7, poole 8 hakkavad uksed käima, vanaisa, ja siis tuleb järgmine ja siis mul on, see on see aeg, kui ma annan siis teistel magada, sest ma olen hommiku inimene. Üks siin, teine siin, pannkoogid, pudru, mis iganes valmis vaja teha, mängud, päeval, onni ehitamine on väga populaarne, tekist onni ehitamine ja kõik võimalikud mängud ja asjad, mis siin juurde käib. Hingamishetk ei ole. See on idee, tuleb siit, seda on, nüüd on vaja poole idee pealt, juba on vaja uus idee, siis vaja natuke õpetada, et teeme ühe see lõpuni ja vanaisal on võhm täiesti väljas. Aga muidugi lapselapsed seda, neil on väga lõbus. Ja kui sa niimoodi mitu päeva oled ja muid asju püüad ka sealt kõrvalt veel teha, siis see on päris väsitav. Ma julgeks öelda, et see on ohver. Aga teistpidi, armsad, see ei ole mitte mingisugune ohver. See on väsitav. Ma veedaks, mulle meeldib tohutult kodus olla, ma veedaks suure rõõmuga selle kodus rahulikus elutempos parasjagu mõnus. Ja see on ohver. Aga teistpidi, nagu ma ütlesin, ta ei ole ohver, vaid see on eesõigus. Sellepärast, et ma väga, väga armastan oma tütart
ma väga-väga armastan oma lapselapsi. Ja armsad, see on omamoodi ka pühendumine. Ma ei räägi seda selleks, et kuidagi ennast kiita, kui vaadake mind kui hea vanaisa, ma usun, me enamus oleme sellised vanaisad ja vanaemad. Aga see, miks ma räägin, on seda, et ohvri ja pühendumise muudab tähendusrikkaks eesmärk ja põhjus. Paastumise muudab tähendusrikkaks põhjus ja eesmärk. Ja see pole kunagi mõeldud olema hirm, see pole kunagi mõeldud olema see, et äkki läheme muidu põrgusse, vaid see on armastus. Sellepärast, et Jeesus on meid nii palju armastanud. Ja armsad, me saame sellest nii vähe aru. Jumal aita meid selles. Oswald Chambers on ütelnud, Jumalale pühendatud elu ei ole ohver, see on au. Sellepärast, et see on armastuse pärast. Tozer, kuulus Jumala mees, on ütelnud, et inimese sügavaim rõõm tuleb sellest, kui ta leiab üles Jumala tahte ja elab selles. Jumal teab, mida sa kõige rohkem vajad. Jumal teab, mis on sinu suurima rõõmu allikas. See ei ole saada edukaks, see ei ole saada rikkaks, see ei ole saada leida see või teine või kolmas asi, et see minu elus, kui see pusletükk kokku läheb, et siis ma olen lõplikult õnnelik. Lõppkokkuvõttes Jumal teab seda, et sinu õnnelikkus või rahulolu või sinu terviklikkus lähtub sellest, et sa oled oma väikese elu andnud igal hommikul Jumala kätesse ütelnud, Jumal, ma tahan elada sinule, ma tahan elada sinu austuseks, ma tahan elada niimoodi, et sul võib olla hea meel minust ja minu elust. Rooma 12, 1 ja 2 ütleb nii, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, mille pärast? Halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Et kui sa tahad olla mõistlik, kui sa tahad olla tark, teha tarku valikuid, anna oma elu Jumalale meelepäraseks ohvriks. See on Pauluse sõnum. Ja see ei ole see, et kui Pauluse näpu viibutus, oi, et liiga vähe toote ohvriks oma elu, vaid pigem on see, minul tekib selle kirjakohaga see pilt. Ma ei ole väga soojal maal puhkamas käinud. Perega Itaalias käisime, aga see ei olnud ka selline rannas vedelemine, vaid kuidagi teistmoodi. Aga kujutate, et sa oled seal kuskil soojamaal, rannas, ma ei tea, korallid on kuskil seal, helesinine vesi, värvilised kalad, imeilus. Ja siis sina oled seal vees, ja kogu sinu tegevus keskendub selle, et sa püüad ellu jääda. Sa püüad seal vees kuidagi hakkama, sa püüad kontrollida, kas kaldal on kõik korras, vaatad, kas kuskil haid ei ole või kogu aeg nagu mässad ja möllad ja rahutus ja siis keegi ütleb sulle, et lase nüüd lõdvaks, sukeldu. Näe seda ilu. Seal sügaval on nii palju erilist, kordumatut, mida su silm pole näinud. Naudi seda, saa osa sellest. Ja sa ei saa iialgi sellest osa siis, kui sa seal veepinna plätserdad ja püüad lihtsalt ellu jääda. Mida silm pole näinud, mida kõrv pole kuulnud, selle on Jumal valmis pannud nendele, kes teda armastavad. See on kutse. See ei ole käsk, see on kutse, see on võimalus. Psalmist ütleb 37. laulus, anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. See anna oma tee, see on inglise keeles tõlkes, see on commit, pühenduma tee või anna see Jumala kätte. Iga toimiva suhte aluseks on pühendumine, absoluutselt iga. Ja ükski suhe ei toimi ilma selleta. Ja nii on ka Jumalaga. Ja teistpidi, igas pühendumises on oma tohutud rikkused. Ja ükskõik kui kaua me oleme kristlased olnud, kas me oleme 150 või 70, see kõlas nagu 150, kas me oleme 50 või 70 või 5 või 7 või oleme me alles kompamas, et Jumal, kes sa oled? Sõltumata sellest, kus kohas me oleme, on see kutse meie elus. Astuda nendesse rikkustesse veel enam
veel enam. Jumal on andnud meile oma sõnas väga selged juhised selle kohta, kuidas me peaksime tema jaoks elama ja ma sinna kohe lõpetan. Nende hulka kuuluvad näiteks käsk armastada üksteist. Selle see käsk kõlab kuidagi tungivalt, aga need on need, kui Jeesuse käest küsiti, et mis on need suurimad käsud. Jeesus ütles, armasta oma Jumalat ja armasta oma ligimest. Armasta üksteist. See on pühendumine. Järgi Jumalat isegi siis, kui see tähendab omaenda soovidest loobumist. See on pühendumine. Lihtne on järgida Jumalat siis, kui see läheb kokku meie suurimate igatsuste ja plaanidega. Keeruliseks läheb siis, kui need kuidagi lähevad vastuollu sellega. Sa tunned Jumala kutset, sa koged Jumala kutset, aga ma tahaksin seda võib-olla teha. Ja siis sa paned selle maha ja sa ütled, Jumal, ma tahan koos sinuga minna ja sa koged lõpuks seda, et see oli see tee. See oli see, mida sa vajasid. See oli see, mis lõppkokkuvõttes muudab sind terviklikuks. Jumala sõna kutsub üles meid hoolitsema vaeste ja abivajajate eest. See on alati kiriku ja kristliku kogukonna osa olnud. Näha neid, kes on puuduses. Jumala sõna kutsub üles loobuma oma elus teadlikust patust. See lõhub. Patt lõhub kõike. Mul on kiusatus minna ühe teise teema juurde, aga ma vaikselt toon selle siia. Ma ühes jutluses mainisin ka seda, kui ma kuulasin ühte loengut, mis rääkis ajust, mis ei kuule Jumalat. Ajust, mis ei kuule Jumalat, see oli traumadest juttu. Kui ajus on juhtunud traumad, mis ajus juhtub siis, kui toimub trauma? Et need erinevad aju osad, ma ei ole ajuteadlane, ma ei jaga, sest Monika võiks sellest palju paremini rääkida. Ta ei ole ka ajuteadlane, aga ta on seda rohkem õppinud. Et kuidas kaovad ühendused teatud piirkondade vahel ajus ja me ei toimi enam normaalselt. Ühendus kaob ära, katkemine toimub. Ja see on täpselt see, mida patt teeb inimese elus. Patt katkestas suhte inimese ja Jumala vahel. Patt katkestab suhteid inimeste vahel. Patt katkestab, ma ei tea, mingisugused asju meie füüsilises ihus, meie vaimulikus ehus. Jumal on see, kes tahab kokku asju tuua. Seega Jumala sõna kutsub üles, et pühendumise osa on see, et nii palju, kui me oskame, nii palju me suudame, hoiame oma elu puhtad. Me ei tolereeri pattu enda elus. Ja Jeesus võttis Jumalale pühendatud elu kokku siis, kui üks seadusetundja küsis temalt suurima käsu kohta, nagu ma ütlesin, ja ma tsiteerin selle otse Piiblist. Jeesus vastas, kuule Iisrael, issand meie Jumal, issand on üks, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma mõistusest ja kõigest oma jõust. Ja teine on see, armasta oma ligimest nagu iseennast, suuremat käsku kui need ei ole. Tuntud jõululaul Joy to the World ütleb, rõõm kogu maale, see on otsetõlge inglise keelest, rõõm kogu maale, issand on tulnud, las maailm võtab vastu oma kuninga, las iga süda valmistab talle paiga, las iga süda valmistab talle paiga. Armsad, tänane advent, esimene advent on olnud, teine advent on tulemas, ehk siis see teine advent kui Kristuse tagasi tulemine, aga see tänane advent on siin ja praegu, kus Kristus tuleb sulle sinu juurde ja nagu ilmutuse raamatus öeldakse, et ma tulen ja ma seisan su ukse taga ja ma koputan. Ja ta tuleb su juurde ja ta tahab oma käe panna sinu elu üle. Kui sa oled oma rahutuses ja oma hirmudes, ta tahab oma käe panna sinu üle ja ütled, et oma rahu ma annan sulle, oma rahu ma jätan sulle. Kui sa oled oma haavades ja kibeduses ja pettumuses ja segaduses, siis ta tahab panna oma tervendava käe sinu hinge üle, kus sa leiad võime andestada, kus sa leiad võime näha inimesi läbi Kristuse silmade. Kui sa oled hädas oma füüsiliste valudega, siis ta tuleb su juurde, ta kohtub sinuga, adventus, ta saabub sinu juurde ja ta paneb oma tervendava käe sinu üle. Ütleme, ma tahan, et sa oled terve, ma tahan, et sa oled terviklik. Ma tahan taastada midagi, mida see patune maailm
ja see katkine maailm on lõhkunud sinu elus. Mis siis iganes need asjad on, millega meie täna siin oleme, siis ta tahab oma käed panna meie peale. Ma tahan anda sulle terviklikkuse, ma tahan anda sulle ühe taastamise, ühe elu. Me keegi ei saa öelda, et me oleme, ma ei tea, täiuslikult pühendunud Jumalale või. Meil kõigil on need omad kohad ja meil kellelgi pole ka põhjust täna nagu, ma ei tea, ütelda, et ma olen lootusetu, et vaata, kui tema tubli pühenduja tema on. See ei ole selle jutluse eesmärk. Vaid see eesmärk on see, et see, kus me oleme, sealt me saame kõik astuda sammu, ütelda, et Jumal, ma tahan, et minu elu kuuluks rohkem sinule. Jumal, ma tahan sind rohkem armastada. Ma tahan, et inimesed minu ümber võiksid rohkem näha sind läbi minu. See on see meie võimalus. Ta koputab, meie saame ukse lahti teha ja ta on tõotanud, et püha vaim tuleb appi meile. Ta tuleb appi meie palvetest, ta tuleb appi meie võitlustest, ta tuleb appi meie hirmudes. Püha vaim tuleb appi. Tänu Jumalale. Ja armsad, ärme võtame üle liia tõsiselt võib-olla, ma ei tea, iseennast, oma edu või ka oma kaotusi, oma andekust või andetust või oma saavutusi või oma läbikukkumisi. Ära võta neid liiga tõsiselt, aga võta Jumalat tõsiselt. Sest tema võtab sind väga tõsiselt, ta armastab sind ja ta kutsub sind sellesse, mida silm pole näinud ja kõrv pole kuulnud. Ma loen ühe palve, mille mina ei ole kirjutanud, ma ei tea selle autorit, aga ma palun teil kogudusena ütelda, seal vahel on üks korduv sõna või lause, see on Maranata, tule, issand Jeesus. Ütleme selle koos. Maranata, tule, issand Jeesus. Tule oma koguduse juurde kui issand ja kohtumõistja. Issand, me palume. Aita meil elada sinu tulemise valguses ja anna meile igatsus sinu kuningriigi järele. Maranata, tule, issand Jeesus. Tule selle katkise maailma juurde kui rahvaste kuningas. Issand, me palume. Sinu ees jäävad valitsejad vaikseks. Maranata, tule, issand Jeesus. Iga kannataja juurde, tule iga kannataja juurde kui päästja ja lohutaja. Issand, me palume. Tule meie ellu seal, kus me võitleme haigusega ja murega ja vabasta meid sind igavesti teenima. Maranata, tule, issand Jeesus. Tule meie juurde kui hingede karjane ja valvur. Issand, me palume. Anna meile kõigile koos juba eele läinutega osa sinu võidust kurja ja surma üle. Maranata, tule, issand Jeesus. Tule taevast, issand Jeesus, oma väes ja kirkuses. Tõsta meid üles sind kohtama, et koos kõigi pühade ja inglitega võiksime elada ja valitseda sinuga sinu uues loodus. Maranata, tule, issand Jeesus. Tule, issand, ära viivita, Jeesus. Anna uut julgust oma rahvale, kes usaldab sinu armastust. Tõsta meid üles jagama sinu kuningriigi rõõmu siin maa peal, nagu ka taevas, kus sa elad ja valitsed isaga ja vaimuga. Üks Jumal igavesti, igavesest ajast igavesti. Maranata, tule, issand Jeesus. Maranata, tule, issand Jeesus. Tahan järgneda sul haljastel aasadel, laulda seal sul. Halleluuja, tahan järgneda sul sügavais orgudes, laulda ka seal. Halleluuja, ka siis, kui on pime, ka siis, kui on org, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul lau. Ka siis, kui on pime, ka siis, kui on org,
tahan laulda ma sulle, tahan olla su lähedal. Tahan järgneda sul haljastel aasadel, laulda seal sul halleluuja. Tahan järgneda sul sügavais orgudes, laulda ka seal halleluuja. Ka siis, kui on pime, ka siis, kui on org, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul lau. Ka siis, kui on pime, ka siis, kui on org, tahan laulda ma sulle, tahan olla su lähedal. Püha Jumal, oled väärt minu kiitust, väärt kogu au, Jumal hea. Sulle kuulub mu kiitus, kuulub kõik au sinule. Tahan järgneda sul haljastel aasadel, laulda seal sul halleluja. Tahan järgneda sul ka sügavais orgudes, laulda ka seal halleluja. Ka siis, kui on vime, ka siis, kui on org, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul lau. Ka siis, kui on pime, ka siis, kui on org, tahan laulda ma sulle, tahan olla su lähedal. Püha Jumal, oled väärt minu kiitust, väärt kogu au, Jumal hea. Püha Jumal, sulle kuulub mu kiitus, kuulub kõik au sinule. Tahan järgneda sul haljastel aasadel, laulda seal sul halleluja. Tahan järgneda sul sügavais orgudes, laulda ka seal halleluja. Nii et armsad, ilusat adventust väga mitmes mõttes meile kõigile, nii tänaseks kui järgnevateks päevadeks. Iga päev saab olla üks adventus, üks Kristuse saabumine ja Kristusega kohtumine. Aga meie saame üksteisega kohtuda, kui jutluse ajal ei ole ilus üksteisega rääkida, siis all kohvilauas võime seda rõõmsasti teha. Aga laulame laulu 92 koos. Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav, püha, kallis jõuluaeg. Jõuluaeg on imeline aeg. Tõuseme.
issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Võimu nimel.